käisin tütrega maal siin mõni päev tagasi ja ütlesin, et ma viin su maale ühel tingimusel. Lastega ikka tuleb tingimusi panna. Küsisid, mis see on, ma ütlesin, et telefoni ei näpi. Eks ole, et mul on väga kurb on sõita, et nagu autojuht roolis, kui sina oled telefonis samal ajal ja ta pani telefoni ära. Ja teate, mis ta ütles pärast seda, ütles, et ta pole tükk aega olnud 1,5–2 tundi telefoni vaatamata. Ja see oli ühe külje pealt lohutav ja tore, teise külje pealt oli natukene õudne ka, eks ole, et need ajad on väga lühikeseks jäänud, kus me justkui ei ole vabal hetkel telefonis. Minu nimi on Peep Vain ja me oleme muutuse kanalil. Kui need järgmised märksõnad sind heas mõttes liigutavad, kõnetavad, nagu mõtteselgus, meelerahu, hingerahu, see üleüldine rahulolu, siis jätka selle video vaatamist ja kui päriselt meeldib, pane meile pöial ja liitu selle YouTube'i kanaliga. Muutus. Kas sa oskad öelda, mida sa elus üle kõige hindad? Mis on sulle elus kõige tähtsam? No, tubli, kui oskad ja kui ei oska, siis avaldan kaastunnet, aga mitte väga südamlikult sellepärast, et see on paljude probleem. Näiteks ma mõtlen tagasi umbes 15 aastat või nii oma elus, kui ma hakkasin järjest rohkem tegema erinevaid meditatsioone ja rännakuid, siis üks küsimus, mis mind kõige rohkem painas, oli see, et mis on minu rahutuse, sisemise rahutuse ja mingis mõttes ka rahulolematuse põhjuseks. Ja ma ei osanud sellele tükk aega vastata ja see saatis mind. Ma muidugi panin seda mingis mõttes ka enda isiksuse eripära arvele, et ma olen selline üpris tavapärasest energilisem ja äkki see ongi minu loomulik asi ja selline vähe erutunud või elevil või isegi ärevil, selline võnkumine, et see on okei. Aga miks ma siis seda küsimust küsisin, kui ta okei on? Tegelikult ei ole okei. Ja nüüd ma ütlen 15 aastat hiljem, et selline sisemine rahu on palju tavalisem ja palju tugevam, eks ole. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, nagu Lennart Meri ütles, vaid hoopis millest. Et milline on inimese, minu ja sinu harjumus võtta või siis mitte võtta enda jaoks aega. Ja ma vaatan praegu just, mis on juhtunud viimastel aastatel ja ütlen, kui inimene saab täiskasvanuks, siis see, kui ta teadlikult ei tee endale kalendris tundi või mitut tundi regulaarselt aega, et võtta aeg maha, tulla enda juurde, olla, mõelda enda mõtted selgeks, saada aru, mis mida põhjustab, saada aru, mis on tähtis, saada aru, kuhu panna rohkem fookust ja siis justkui teha väga selgelt vahet, mida mitte teha, mille tegemine lõpetada ja mida teha. Eks seda, et mõtle, kui tore, kui teaks vastuseid kõikidele nendele küsimustele. Ainult, et need vastuseid ei tule iseenesest. Selleks on tarvis tahet ja selleks on tarvis aega ja selleks on tarvis mingit vahendit ja meetodit, mis sulle just nimelt sobib. Kuidas sul on siis selle endale aja võtmisega? Kuidas sul on selle virvarriga, mis su peas käib? Kuidas sul on kõikide teiste inimeste prioriteetide ja nõudmistega sulle ja tahtmistega? On ta siis kohustus või on ta pere või on ta töö, eks ole? Nii et mul sõbrad vahel küsivad, et kuule, et mis tööd sa teed, et kas sa koolitusi ka veel teed. Ma ütlesin, et ei, et ma sellisel kujul nagu minevikus pole ammu teinud, võimalik, et teen tulevikus taas, aga minu viimase 3 aasta töö on olnud muutuse mõtterännakute tegemine. Meil on väike tiim, mul on lava peal 2 kaaslast, Ahto ja Raun, kes siis hoolitsevad muusikalise poole eest. Ja me kutsume iga kuu ühel pühapäeval Kaja keskusesse 50 inimest. Me oleme ostnud selleks mõnusad matid, silmaklapid ja siis me palume inimestel 2,5 tundi, kokku 3 sissejuhatusega olla pikali
ja mõelda endale tähtsaid mõtteid. Kuulates meie muusikat, minu juttu, need küsimusi, mida ma esitan, mida ma palun inimesele endale esitada. Ja siis justkui kohtuda iseendaga. Kõlab poeetiliselt, eks ole. Aga võtame lihtsalt võtta enda jaoks aega ja siis selle meie poolt püstitatud teema raames tulla lauda endale tähtsate küsimustega. Nende mõtetega, nende fookuspunktidega, mis on talle tähtis. Ja meil üks taoline lõppes ja järgmisel päeval ma kuulasin seda salvestust, kuulasin muusikat, mis seal sündis. Ja mõtlesin, et issand, kui tore oleks, kui suurelt julgeda mõelda, kui kõik inimesed, kui kõik just täiskasvanud inimesed võtaksid endale näiteks kas korra nädalas või minimaalselt korra kuus 1 tunni, kus siis nagu segamatult ilma telefonita, välja arvatud, kui telefonist tuleb muutuse muusika ja minu jutt, eks ole, ilma telefonita mõelda endale tähtsate asjade peale, ükskõik mis vahenditega. On siis vaikuses, võib-olla on see mere ääres, horisonti vaadates või metsas jalutades, on see võib-olla päevikut kirjutades ja siis nagu tühja arvutifaili või tühja märkmiku lehte vaadates ja mingit märkmeid sinna tehes, eks ole, et mis on see just sobilik moodus. Vanasti oli selleks kirikus käimine, iga nädal. Huvitav, et Eesti talumees, kes oli võrdlemisi usuleige, võttis ikka eide ja lapsed ja pani sinna vankri peale või saani peale ja sõitis pühapäeval kirikusse. Istus, kuulas selle preestri jutu ära, võib-olla teeskles kaasa laulmist natukene, aga ta sai 1-1.5 aega endale. Võib-olla ta filtrees kõik selle jutu ja muusika välja ja lihtsalt oli mõttetult või mõtetega, ei tea. Aga ma arvan, et selles keskkonnas lõppude lõpuks pidi ka see enda hingele või oma isikule või isiksusele või võib-olla elule, loodusele, loodule tervikuna mõtlemine ikkagi nagu algama. Nii et küsimus sulle on see, et mis on su moodus? Üks moodus seda on teha ka mõnes psühhoteraapias käies, eks ole, võib-olla mõnigi massaažis ja siis ta täielikult lõõgastub ja ei kuula midagi peale enda mõtete. Ja võib-olla toimub see enne uinumist või napilt pärast ärkamist. Nii et igal juhul tahan öelda, et kui sind see alguse üleskutse ja alguse probleemi püstitus kõnetab, et kui ka sinul on sees teatav rahutus või kui sul on raske vahet teha, mis on tähtis, või kui sul on raske vahet teha, mis on sinu vajadus võrreldes siis teiste vajadustega su ümber, et kuidas sa teed seda, kuidas sa saad selgust, mis on see keskkond, see aeg ja ruum ja need vahendid, mille abil sina saad selgeks mõelda enda praegused mõtted, võib-olla mitte kõik, aga võib-olla kõik, mõtle kui kihvt kui plats on puhas. Oled sa proovinud mediteerida ja niimoodi jõuda mingisugusesse aega, mis võib-olla ei kesta pikalt, aga kus sul on täiesti vaikus peas. Ma julgen kinnitada kogemusest, et see ei ole lihtne saavutada, aga see on suurepärane tunne. Sealt lähme tagasi nende samade praktiliste küsimuste juurde, et mis on ees, kuhu panna rohkem fookust, kellega veeta aega, mida lükata endast eemale, eks ole, mida mina tahan, kaugemas ja lähemas plaanis, mis on mulle tähtis ja millele anda aega tähelepanu ja pingutust. Nii et kui need jutud sind kõnetavad, siis pane sellele videole pöial ja tee endale see tellimus, et ka järgmised jutud sinuni jõuaksid, aga kõige tähtsam on see, et proovi mõnda meie muutuse muusikat kuulata, kas jalutades või joostes või lebades vaikselt, eks ole, ja proovi mõnda tervet rännakut kuulata. Need on ka video kujul meie muutus.ee lehel olemas, kui sa seal enda e-mailiga registreerud tasuta, siis on võimalik sul neid kuulata ja ka vaadata. Ma soovitan kuulata, mitte vaadata. Eks ole, sest et vaadates oled sa mõjutatud pildist ja minust ja Ahtost ja Raunist. See pole vajalik. See on mõeldud kuulamiseks, eks ole. Nii et proovi enda peal ja me teemegi need rännakuid väga suures osas selleks, et saada neid salvestusi, et sina ja teised sinusugused inimesed saaksid seda omas tempos, omal ajal, oma sagedusega, oma kodus
või mõnes muus keskkonnas kuulata. Muutus.ee. Aitäh, et sa täna seda juttu kuulasid. Aitäh, et sa kaasa mõtlesid. Soovin sulle just nende vajaduste rahuldamist, mis sind kõige rohkem kõnetavad, aga ma arvan, et kõik me võiksime sihtida, jahtida ja saada rahu. Meelerahu, hingerahu, rahu südames ja loomulikult siis igapäeva hetkedesse rahulolu, mis siis on kõige nagu lihtsamini tajutav ja ka mingis mõttes saavutatav. Nii et aitäh sulle veel kord järgmiste kohtumisteni.